Tšau, sa saad täna jälle valida omale siit sõnumi ise. Valid ise siit selle kaardipaki, mis sind kõige rohkem tõmbab ja ikka esimene, teine, kolmas ja neljas järjest lähevad. Ja video all on jälle numbrid kirjas, vajutad peale, lähed enda grupi juurde kohe. Ja kui ma valin kaardid, siis mul hakkab jutt kohe ise jooksma, nii et see, mis välja tahab tulla, see tuleb välja ja ma ei saa seda kinni hoida, sellepärast et muidu jääb jutt kinni, ehk siis kõik, mis välja tahab tulla, see tuleb välja ja kõik, mis peab saama välja öeldud, see saab välja öeldud, et tihti mul tuleb hiljem veel mingi sõnum või mingi info, mida ma oleks võinud veel rääkida. Aga ma usaldan seda, et antud hetkel, mis iganes ma räägin, see tuleb välja ja mis ei pea kohe välja saama, see jääb siis hetkel ütlemata. Aga näeme sinu grupi juures. Ja tere sina, kes sa valisid esimese grupi. Kõigepealt ikka vaatame tarokaarti ja siis vaatame, mis ütlevad veel oraklikaardid sulle. Ja siit ma järjest võtan sulle sõnumeid. Ja sauade poiss ja siin on selline seikleja, kes ronib siin puu otsa. Ehk siis midagi on nagu seiklemisega, midagi on vaja, kas võib-olla on ennast vaja rohkem liigutada või siis on rohkem mingisugust ettevõtlikkust, tahtmist, ma ei tea, maailma avastada, ma ei tea, õues on ilusamad ilmad, võib-olla tahad rohkem väljas käia või siis oleks vajadus selle järgi. Karikate 8 ja siin on naine, kes lahkub ja mees jääb lapsega maha, ehk siis võib-olla, et midagi on justkui selja taha jäänud või on vajadus selle järgi ja see on tekitanud võib-olla mingisuguse avatuse elu ees ja elu avastamise ees. Et võib-olla sa oled siis midagi selja taha jätnud, võib-olla on olnud mingi lahkuminek või mingi tüli või midagi. Oleneb nüüd inimesest jälle, kes seda vaatab. Ja see on tekitanud mingisuguse nii-öelda arengu su elus, mingisuguse liikumise. Ja siin on sauade äss ehk ongi midagi nagu saab uuesti alustada, et sa justkui on võimalus iseennast uuesti avastada, et oma andeid siis võib-olla proovile panna või avastada, siin on see ronib ja siin ta maalib. Et võib-olla sa oledki siis rohkem hakanud ennast kuidagi väljendama või siis on selle vajadus, et kui on olnud mingisugune kas lahkuminek või mingisugune katsumus või tüli või kuskilt tuttavast oled lahkunud või on vajadus selle järgi, et siis selline füüsiline liigutamine ja loomingulisus ja kõik see aitaks ja toetaks sind selle protsessiga ja sellest edasi liikumise suunas. Aga mida iganes sa oled teinud, see kuidagi toetab sind ja siin on tegelikult ka mõõkade 3, ehk siis ongi see lahkumineku teema, et võib-olla mingi südamevalu on olnud ja siin ta kuulab muusikat, mis on südamevalumuusika ja siin on pilt katki murtud, ehk siis nagu ma ütlesin kohe, et südamevalu ja lahkuminek, võib-olla siis ongi vaja kuidagi sellest üle saada ja läbi tulla ja sellega aitabki enda liigutamine ja tegutsemine. Ja siin on ka sauad 9 ehk need sauad tulevad igal pool välja, mis on ongi nagu see füüsiline ja kirg ja elu avastamise rõõm või valmidus elu avastada või kuidagi maailma näha laiemalt ja natuke teise nurga alt, võib-olla läbi enda silmade, et võib-olla ütleme, et kui sa oled see, kes on lahku läinud või on mingi suhete probleem, et siis võib-olla sa oled väga palju olnud oma kaaslase poolt mõjutatud või see, kuidas sa maailma nagu nägid, oli võib-olla läbi suhte filtri, aga siin sulle soovitatakse või öeldakse, et või on sul võimalus nüüd nagu läbi enda silmade vaadata rohkem, läbi enda mõtete ja nagu teha asju nii, nagu sina tahad teha, et sa ei pea teisega arvestama või nii palju enam. Või siis oleks vajadus selle järgi, et kui sa ikkagi oled suhtes, et siis oleks vajadus iseenda järgi rohkem asju teha. Vaatame veel sulle ja vaatame, lähme oraklikaartide juurde nüüd. Et sa oled täiuslikult ilus. Ju siis võibki olla see, et kui on suhteteemad, suhteprobleemid või kas on suhe või ei ole või on selle sees probleemid, et võib-olla mingi väärtuste teema, et sa saad nüüd endaga rohkem tegeleda, iseenda rohkem tähelepanu pöörata ja
jällegi see, et kuidas sa ise ennast näed, et sa ei näe ennast läbi teise inimese, et teine inimene ei tee sind muudkui maha või ei ütle, et mida sa võiks teha paremini või teistmoodi, et siin on kuidagi see enda väärtuse tõstmine, iseendasse rohkem uskumine. Et seda sa võid ka nagu rohkem kuidagi, et see on kuidagi rohkem nüüd esiplaanil sul võib-olla või kui ei ole, siis seda oleks vaja teha rohkem. Ja veel sulle on õitsemine, et sa alles alustad, sa oled alles alguses, nii et sul on vaja nii-öelda kannatlikkust iseendaga ja protsessiga ja kindlasti ära anna alla. Et see võib olla see sauatäss, et võib-olla sa oled midagi alustanud ja hing ka ta alles hakkab võib-olla ronima sinna puu otsa, et sul on mingisugune eesmärk võib-olla, kas siis välimusega või millegagi ja sa oled nagu teel, sa oled ronimas oma eesmärgi suunas. Ja võib-olla sa tahaksid tulemusi kiiremini saada, tulemused, mis võtavad aega näiteks pool aastat või aasta, et sa võib-olla tahaksid neid kohe nüüd, et kui sa lähed näiteks teed trenni, et siis sa tahaksid juba kohe, et sa tahaksid, et kohe oleks kõik tulemused näha, et kohe oleks kõik parem ja ilusam. Ja veel sulle sõnum on, et sa juba teed seda, et lõpeta ülemõtlemine ja liigu selle nii-öelda põhjatähe suunas, see, mis nii-öelda koju viib. Jah, nagu siin juba öeldud, et sa juba oled teel, et sa juba teed midagi enda kasuks, enda heaks, enda heaoluks, et see, mis iganes teed, see on väga õige. Kui sa oled ennast nagu kätte võtnud nii-öelda, siis see, mis sa teed, see on õige, see toetab sind. Ja kui sa kipud nagu liiga palju mõtlema või muretsema või ongi see, et sa tahad, et tulemused tuleksid kohe, et see ei too sulle nagu mitte kuidagi ei too hetkel sulle kasu. Et sulle öeldaksegi, et sa juba teed seda, sa juba teed õigeid samme. Ehk siis liigu edasi sellel teel. Ja minu enda kirjutatud sõnum on ka väga lihtne sulle, et sa oled väga tubli, võid enda üle uhke olla. See läheb jälle kokku selle eelmise kaardiga, et sa juba oled teel, et mida iganes sa teed, sa oled nagu tubli. Aga sulle tahtis 2 kaardi tulla neid seesamast pakist. Siin ütleb sulle natukene justkui vastupidist, et ei, oota, lükka edasi, tee paus ja ütle ei. See võib olla näiteks, võib-olla on selle teise inimesega seotud või on võib-olla ülepingutamisega seotud, et sa roni näiteks ja et sa liigu sellel teel, aga ära punnita, ära tee üle, et kindlasti tee pause ja ära tee asju üle. Ja näiteks teistele inimestele ütle ei seal, kus on vaja ei öelda, et natukene astu ka samm tagasi, näiteks proovi rohkem seda suuremat pilti vaadata, et punnitamine ei ole soositud hetkel. Ja veel sulle sõnum on, et isegi tumedamatel päevadel sa saad leida valgust, kui sa seda otsid. Ja siin on ka, et siin on see äike ja pimedus. Et kui on sellised raskemad päevad või kui kipub see mõtlemine väga tumedaks minema või raskeks ja sa hakkad ennast kuidagi tagant nagu sundima või mõtlema selle olukorra peale, mis siin oli või mis sulle raskust tekitab, et tegelikult siis püüa ikkagi seda valgust leida. Et siin on ka, tal on endal taskulamp käes ja need laternad siin ka paistavad, et valgusta ise oma nii-öelda pimedaid päevi ja öid ja valgusta ise oma neid mõtteid, kui sul need rasked mõtted tulevad, ma ei tea, tule tagasi, kuula seda video näiteks, mis sulle ütleb, et sa oled tegelikult õigel teel ja ära lase ülemõtlemisel või millel iganes sulle kuidagi vastupidist väita. Ja viimane sõnum on sulle, et õppimine ja nagu enda harimine aitab sind sinu elu eesmärgiga ja isikliku kasvuga. Et inglid juhendavad sind ja selles protsessis. Ehk siis siin võib olla ka midagi, võib-olla sa tahad midagi õppida või siin oleks vaja midagi õppida või harida ennast võib-olla, kui on lihtsalt näiteks ütleme trenni teema, et siis sellega seoses, et kuidas paremini teha või kuidas mõistlikumalt teha. Aga samamoodi, et kui sul on olnud mingi mõte midagi teha, midagi uut alustada või midagi laiendada, ma ei tea, oma teadmisi või midagi, et siis kindlasti seda tee ja võta see ette. See on ka väga toetatud ja see ka toetab sind jällegi vastu. Et see, kuhu sa panustad, see annab sulle kuidagi tagasi ka ja see tulevikus
annab ka sulle jälle kuidagi tagasi ja mida iganes sa tahaksid siin õppida või ennast arendada, et see on väga hea mõte sulle. Aga sulle saigi praegu selline suhteliselt lühike sõnum, aga ma ütleksin, et vajalik ja lihtne ka. Ja siis tšau seekord. Ja tere sina, kes sa valisid teise grupi. Ma veel tõstan sulle pakki. Väga huvitav, et see on siin teistpidi sulle kohe sauade kuningas. Väga huvitav. See tahtis välja tulla millegipärast siin. Ja vaatame sulle kõigepealt kaarte, tarokaarte ja siis vaatame oraklikaarte. Väga huvitav, et sauade kuningas tahtis ennast kohe näidata, aga see on keegi, kes ei istu oma trooni peal, ta istub seal trooni taga, et siin võib olla kas siis sina või keegi mees näiteks su elus, oleneb, kes see vaatab jälle. Keegi, kes peaks olema justkui kuningas või siuke mees või mehelik ja peaks võtma vastutuse ja nii-öelda kuninga rolli, et ta ei võta seda võib-olla, et ta istub seal trooni taga, ehk siis sauade kuningas on siuke ettevõtlik ja nagu mees ikkagi, noh, siuke, keda sa võid öelda mees. Ja küps ja kirglik, et ta teeb asjad ära, mis on vaja teha ja on ettevõtlik, aga siin see mees on nagu natuke peidus, justkui vastutust ei taheta võtta sellisel tasandil, nagu oleks vaja võtta. Et inimene ei kehasta seda rolli, mida ta peaks kehastama. Aga vaatame siis veel sulle. Ja mõõkade 5 ehk siis siin on jällegi selline mõõgad on püsti, keegi võib-olla tahaks võidelda ja keegi tahaks nagu, siin on nagu sõda ja rahu, et keegi peaks olema nagu selline mõistlik arutlus, rahulik arutlus, selgitavad vestlused, aga ma ei tea, kui hästi seda tehakse või võib-olla seda ei osata teha, et oleks vaja võib-olla mingeid asju arutada ja õhk nagu puhtaks saada läbi suhtlemise ja rääkimise, aga võib-olla seda ei osata teha nii, nagu vaja on. Ja siin on keiser, aga keiser nüüd tema siin istub oma trooni peal. Keiser on tegelikult, ta on isegi võimsam kui sauade kuningas. Tema istub oma trooni peal, tema teab, mis on tema roll. Tema oskab inimesi juhtida, tema oskab nii-öelda käske anda, tema oskab nagu öelda, mida on vaja öelda selleks, et nii-öelda impeerium ilusti toimiks, kõik inimesed täidaksid oma rolli. Et ma ei tea, võivad olla mingid võimumängud. Aga siin on mündi kuninganna, kes on no materiaalselt on hästi, ta tunneb ennast hästi, jällegi küps ja naiselik, materiaalselt peaks nagu hästi olema. Et siin tulevad nagu mehed ja naised välja, et siis sul on siis midagi tegemist näiteks, ma ei tea, vastassugupoolega ja võib-olla ka jälle mingid suhteteemad, aga võivad ka olla mingid tööteemad, et kuidas asju nagu arutada, kuidas asju lahendada ja asjad selgeks rääkida ja et kas on julgust asju arutada ja välja rääkida, et saaks siis see selgust tulla jah. Ja siin on ka sauade poiss. No sauade poiss tegelikult on selline julgem, kes peaks nagu julgema asju öelda ja asju teha. Ja siin on ka sauade äss, et tõenäoliselt sa võib-olla sind tõmbas ka esimene grupp, aga ei pea, sellepärast et siin on natukene teine jutt kui esimeses grupis. Nii nagu ka eelmisel korral, kui ma video tegin, siis ka samamoodi esimene ja teine grupp olid natukene sarnase sõnumiga, aga natukene oli ka teistsugune jutt, et justkui üks jutt andis teisele mingi nüansi juurde või andis nagu lisainfot eelmisele või eelnevale jutule. Et põhimõtteliselt on mingi olukord, kus saaks rohkem selgust luua, kui oleks julgust asjadest rääkida, kui julgetakse ennast avada, justkui räägin sama juttu nagu eelmises ladumises. Eelmise korra ladumisest, mitte esimese grupi omas. Et kõik inimesed peaksid mängima oma rolli. Et siin on seda, et justkui mingid inimesed ei taha mängida oma rolli. Noh, näiteks naine peab olema naine, mees peab olema mees peab, ma ei tea, ütlema,
mida ta, ma ei tea, tahab öelda või et nagu enda väljendamine, enda see väljendamine on puudulik, enda vajaduste teadaandmine on puudulik ja see hauatäss, et teeme nüüd või ma soovin seda, et võtame seda ette, liigume sinna, et tegutseme, ma ei tea, et see juhendamine, ütleme nii, et kui suhtes on mehe ja naise roll, et siis mingi osa, ütleme, et räägime, et see mees ei taha võtta seda mehe rolli millegipärast. Et naine on siin on näha, et naine on naiselik, aga mees on siin, et ei taha võtta seda, kuigi peaks, et temas on see võimekus olemas seda rolli võtta, olla see juht ja liider ja nii-öelda suhet juhtida, pere juhtida. Ja siin on näha, et naise käes on see mõõk, et naine nagu annab seda mõõka, et ta on valmis rääkima. Jumala rahulikult hoiab seda mõõka, et ta on valmis rääkima, ta on valmis arutlema ja selgust looma. Aga võib-olla see meespool siis ei taha nagu kaasa tulla sellega, aga rakenda seda juttu oma ellu nii, nagu see sulle sobib. Võib-olla sul on vastupidiselt, et üks on valmis rääkima ja tahab rääkida, arutada, et asjad oleksid selged ja et ma ei tea, kuhu me liigume, mida me järgmiseks teeme, et mis on need kindlad sammud võib-olla, et meil on vaja ettevõtlik olla ja tegutseda. Et siin võib olla selline teema. Aga vaatame sulle oraklikaarte ja siin on sulle, et sa ei ole kunagi liiga vana, et uut eesmärki või unistust püstitada. Ja see on see sauatäss, mis siin oli, et see uus tegutsemine, et liikumine, võib-olla siis oleks vaja mingeid ühiseid eesmärke seada, et kuhu poole me liigume. Noh, kui sul ei ole meed või sul on maa või tööl või näiteks kuidas iganes. Et võib-olla sa muretsed või keegi teist muretseb, et kas me saame, ma ei tea, sinna liikuda või kas võib-olla me oleme liiga vanad, et seda teha või toda unistada. Aga siin sulle öeldakse, et sa ei ole kunagi liiga vana selleks, et unistada, selleks, et mingeid uusi samme saad seada, midagi uut õppida, kuskile jõuda, uusi tasandeid mööda liikuda suhtes. Pigem just see aitabki selle suhtel nagu areneda ja uuele tasandile tõusta ja te saate nagu avaneda inimestena, kui te seda teeksite. Aga veel sulle on sõnum, et kirjuta, kuidas sa ennast tunned, et võib-olla sul on vaja, siin ongi see suhtlemise teema, nagu ma ütlesin, et ei saa nagu väljendada ennast. Võib-olla, või siis kui sa väljendad, et ma ei tea, kas seda vastu võetakse, et sa võid selleks, et saaks nagu õhk nii-öelda puhtamaks, selleks, et kui on välja ütlemata sõnad, siis näiteks sul, siis kirjuta see välja näiteks endast, kirjuta see endast välja. Või kui sa tahad siis sellele teisele inimesele näiteks kirjutada, kui sa ei saa talle öelda näiteks suuliselt asju, siis sa võid kirjutada, sa võid näiteks proovida seda varianti. Et siis kirjutada kas teisele inimesele või endast lihtsalt välja kirjutada, oleneb, mida sa tahad öelda, on ju. Et kui sa tahad halvasti öelda, et siis pigem võib-olla enne nii-öelda välja kirjutada endast, et siis tekib see rahu enda sisse ja siis võib-olla alles suhelda uuelt tasandilt nagu rahulikumast kohast. Aga vaatame sulle veel ja sulle on transformatsioon, et sa koged praegu suuri muutusi, mis toovad sulle palju õnnistusi. Kas siis sul on nüüd mingisugused muudatused juba käsil või on need tulemas, aga midagi on nagu muutumas, kas selles olukorras siin või sinu elus, aga midagi on muutumas, võib-olla sa proovid midagi teistmoodi teha, kas sul on siis isiklikud muudatused või selles olukorras, et midagi on nii-öelda paremaks minemas. Siin on need liblikad igal pool, et see rööviku osa on juba võib-olla tehtud või sealt oled väljumas, ma ei tea, mis protsessis sa oled, aga asjad, siin on võimalus, et asjad saavad paremaks minna. Ma vist rääkisin jälle eelmine kord ka seda sama asja. Ja siin on ikkagi sinul ka roll, et sinul on ka osa selles, et mida sina siin teed ja kuidas sa nagu panustad sellesse, et kuidas need rollid siin, ma ei tea, väljenduvad. Aga võtame sulle veel ja siin on hingepered, kutsu oma hõimu, et sa ei pea seda üksi tegema ja
et see on siis see, et näiteks kui sul on näiteks siin teema ja kui sa ei saa seda nagu arutada selle inimesega, et siis on hea näiteks sõbrannadega rääkida, sõpradega, lähedastega, kellegi teisega võib-olla, kes on sellest olukorrast väljas, kes võib sind kuidagi toetada, sulle toeks ja abiks olla. Aga ega midagi siin paremaks on minemas, ma ei tea, kuidas, aga midagi nagu läheb paremaks. Ja ka veel sulle minu kirjutatud sõnum on, et rohkem päikest, rohkem loodust, ehk siis vaja on väljas käia. Vaja on nendesse olukordadesse ka kuidagi rohkem seda rõõmu tuua ja see jällegi see unistamise teema ja eesmärkide seadmine iseenda elus, selles suhtes, et ära muretse või ära mõtle, nagu siin on öeldud, et sa oled liiga vana või et sa oled liiga miski, ma ei tea, liiga, mis iganes see võiks olla. Et sa ei ole mitte midagi liiga, mis iganes või mingis olukorras, et sa ei saaks unistada, et sa ei saaks mingeid sihte seada ja nende suunas liikuda ükskõik mis sammudega, väikeste sammudega kas või. Aga veel sulle viimane sõnum on, et ma olen pereingel ja õnnelik muutus või lisa on tulemas sinu perre, sinu ellu, ehk siis midagi on siin minemas paremaks, nagu ma juba ütlesin. Ja tasub unistada, tasub sellele mõelda, tasub selle suunas siis liikuda, kuidas iganes see on, see võib olla lapsed, see võib olla kodu, sellepärast et siin on 4 küünalt, mis on sauade 4, mis on näiteks koduga seotud, ma ei tea, kodu ostmine, kodu soetamine, ma ei tea, üürikorterid, mis iganes need on, majad. See võib olla ka see, et lihtsalt sul peres lähevad asjad paremaks, mingid asjad muutuvad, kas siis sina muutud või see ongi see transformatsioon, et mingid muudatused on olemas või tulemas ja täiesti võimalikud selles, sina, kes seda vaatad, sinu elus selles olukorras on täiesti võimalikud ilusad olukorrad ja lahendused ja suunad. Ja kindlasti ära hoia iseennast tagasi oma mõtetega, et miski pole sinu jaoks võimalik. Ja 2222 oli just kella peal, ehk siis see on ka nagu koostöö, 2 inimese koostöö, et tasub nagu pead kokku panna ikkagi ja teine teist usaldada ja teine teise peale nii-öelda kindel olla ja seda koostööd kuidagi rohkem teha. Aga see ka, et kui sul peaks olema näiteks mingisugune segadus, et kuidas edasi liikuda või mida sa päriselt tahad või soovid või mida teha, et siis ka võib aidata sind see kirjutamine, et tihti me mõtleme asju, saab täpselt samu asju ketrama oma peas, aga kui me need välja kirjutame, et siis saab selle nagu peast ära, et siis selle nagu sumisevad kärbsed saab enda peast ära ja saab pea selgeks. Ja siis saavad tulla nagu uued mõtted, võib-olla ka lahendused, et kui sa need nagu kirja paned ja siis sealt võib tulla täiesti uusi mõtteid sul, mida sa võib-olla varem ei mõelnudki. Vot, aga sulle seekord sai selline ladumine ja tšau. Ja tere sina, kes sa valisid 3. grupi. Siin on mõned kaardid, mida ma pean vaatama siin video taga. Ma ei saa kohe neid näidata. Nii, aga esimene on mündikuninganna, seda ma saan näidata. Ja siin tema on väga siuke kuninglik, jumalannalik, ta on siuke liider. Jällegi nagu siuke pereema, materiaalselt heas kohas, ta on tööl, ta on heas kohas. Jällegi 3. grupile ma olen sedasama juttu, mulle tundub, et rääkinud. Ja selline naine, endast teadlik naine, kes tuleb endaga toime siin maailmas hästi. Ehk siis, või ka mees, kes iganes seda vaatab. Sul on need omadused igatahes olemas, selline maandatus ja materiaalsus ja selline toimetulemine on väga hea. Ja siin on ka karikate 7, mis on, ütleme, et see on väga hea kaart jällegi. Ka karikate 7 on tulnud 3. grupil välja. Aga siin on jällegi teistmoodi see karikate 7, et need valikud siin on erinevad, need kokteilid, mis on väga head valikud, ei ole üldse keeruline valida, et mida valida. Sa saad need kõik võtta, et sinu elus justkui oleks mingisugune küllus, et sa saad
kas, ma ei tea, kas palju asju osta või mitmeid asju proovida, katsetada, et on selline erinev valikute küllus ja sa saad seda endale lubada. Vaatame sul veel ja siin on karikate 6, mis on, siin tuleb natuke sellist emadust välja või sellist emalikku hoolt. Võib-olla sa oled kuidagi selline rohkem hoolitsev või justkui mingi selline emalik figuur või keegi, kelle poole inimesed saavad pöörduda. Noh, emalik või ütleme, et vanemlik figuur justkui. Või siis ka sa oled ema või isa. Aga kui me võtame seda nagu rollina, et siis sa saad, võib-olla sa kehastad rohkem sellist hoolitsevat inimest, kes, ma ei tea, märkab teiste vajadusi ja on teiste jaoks olemas. Aga siin on ka mõõkade 2, mis on mingisugune teadmatus, mingid valikud on võib-olla eluga seotud, et kas, mis suunas minna võib-olla või mida sa teha tahad. Et siin on see laev taga ja siin on ka delfiinid, et jällegi see delfiinid on ka selline armastus ja et võib-olla kas kuskile minna või mida siis valida, et valikute küllus on ja tegelikult sa saad proovida nii ühte kui teist varianti. Aga see võib olla ka võib-olla mingite õpingutega seotud, võib-olla, et mida sa teed oma eluga, noh ikkagi, sest et siin on see laev, et kuhu sa võib-olla edasi saad liikuda, mis oleks see järgmine samm su elus. Ja veel on siin surmakaart, et ju siis on midagi, üks eluetapp võiks siis nagu läbi saada justkui. Ja siin on küsimus võib-olla, et kuhu edasi, mis oleks see järgmine eluetapp või järgmised sammud, et kuidas sinna järgmisele etapile jõuda. Üks kaart veel sulle, et mündi 8, mis on selline ettevõtlikkus ja loomingulisus ja et võib-olla, et millegi tegemine, mis hakkab sulle nagu rahaliselt siis tagasi tooma. Jah, no hästi, üks kaart veel, täpselt sama teema põhimõtteliselt, et see ettevõtlikkus ja kuidas siis võib-olla sinna liikuda, et praegu sul on võib-olla selline mugav elu, hea elu, saad ennast hästi tunda, asjad on võib-olla mingil määral paigas, aga sa tead, et saab nagu paremaks minna. Sa saad võib-olla ennast avardada, oma teadmisi avardada ja võib-olla ka neid siis jagada. Seesama jutt suhteliselt on kuidagi tulnud, et sul on nagu midagi, mida inimestele anda. Et siin on ka see, et inimesed nagu pöörduvad sinu poole ja neid huvitab see, mis sul on anda, et sul on midagi, mida inimestele pakkuda või jagada endast, need on võib-olla teadmised, mingid oskused. Ja siin seesama laev on juba palju ligemal. Siin surmakaardil on see laev palju ligemal, ehk siis see laev hakkab nagu järjest ligemale jõudma ja midagi annab muidu aina rohkem sulle märku, et on aeg võib-olla edasi liikuda, et midagi on aeg lõpetada. Ja siin on ka see kuu, ehk siis ja siin surmakaardil on päike, ehk siis kui sa nagu selle mingi etapi või vana elu kuidagi ära lõpetad, siis on tulemas uus elu ja sealt hakkab nagu päike tulema ja uued võimalused, uued algused, uut moodi tegutsemine ja elamine. Ja mis tähendab oma mugavustsoonist väljatulekut, see võib tähendada natuke sellelt troonilt ühtepidi justkui uuele troonile astumist, sellepärast et siin on mugav, siin on hea, aga saab veel paremaks minna, et sa saad oma neid andeid kuidagi avada rohkem ja teistele ka jagada. Aga vaatame sulle oraaklikaarte ja siin on, et ma andestan endale ja teistele vabastades kõik vastumeelsuse ja tehes ruumi rahule. Võib-olla siis on kas praegu või varsti või mingil hetkel või aeg-ajalt on sul mingisugune vastumeelsus võib-olla enda või teiste suhtes, ja see hoiab sind natukene tagasi, see tekitab mingeid probleeme, sellepärast et minu kirjutatud sõnum sulle on, et emotsioonid tekivad energeetilise takistuse tulemusena,
Emotsioonid algavad egost, piiratusest. See on tahtmatus vastu võtta seda, mis on. Et siin võib olla natukene mingit võitlemist millegagi. Võib ka olla, et midagi häirib, keegi häirib, täiesti lihtsad asjad sellised. Ja et võib-olla ei saa neid kohe nagu välja rääkida või jagada ja siis sa hakkad endas hoidma, aga vaja need kuidagi nagu liikuma saada ja siin ongi see vastumeelsus, on vaja nagu kuidagi vabaks anda või nagu vabastada. Sellega on vaja kuidagi tegeleda. Aga veel sulle on sul, et mine tagasi loodusesse ja ühendu oma hipi juurtega. Ja siin on ka 2 tuvi, mis on ka selline rahu ja armastuse sümbol. Ehk siis looduses olemine ja võib-olla kuidagi selle rahu saavutamine ja kehasse tulemine võib ka sind rohkem aidata, sest tihti need vastumeelsused ja kõik need tekivad ikkagi peas, et see on selline ülemõtlemine ja mingi muretsemine ja probleemi tekitamine ja natuke suuremaks puhumine vahepeal, kui vajalik on. Ja need oleks vaja ära lahendada, et sellega võib aidatagi, siin on, et tuled nagu alla, tule maa peale, et ole 2 jalaga maa peal. Proovi nagu kehas olla rohkem, et ei oleks nii palju seda peas olekut. Aga veel sulle on, et laste juhendamine, siin on ka see laps tegelikult. Ja see võib olla täiesti laste juhendamine, aga see võib olla ka teiste inimeste juhendamine. Ehk siis, et ütleme, et sinul on nagu midagi teistele anda, kes ei ole võib-olla nii teadlikud kui sina ja sul on midagi neile õpetada, et siin on hästi palju neid raamatuid, siin on ka õpilased. Et võib-olla sul on midagi siis teistele jagada endast. Ja siin ütleb, et sa oled hea teiste abistamises ja nõustamises ja tervendamises. Siin on muidugi lapsed, aga ma jätaks seda ainult laste peale, et see võib olla ikkagi ka suurte inimestega seotud, täiskasvanutega, mis iganes vanuses inimestega. Sellepärast, et siin surmakaardil on ikkagi kõik nad olemas, laps ja naine ja vanem naine ka. Ja veel sulle on, et jaga oma häält, tule koopast välja ja väljenda ennast, ehk siis see ongi sama jälle see jagamine, et vaja on kuidagi, ma ei taha öelda, et vaja on, väljendada seda, mida sul on, jagada kuidagi seda rohkem siis, võib-olla on siis nagu äriteema või juhendamine, võib-olla sa juba teed seda ja see ongi sinu teema. Aga võib-olla sul on vaja seda siis laiendada, kui sa juba tegeled sellega näiteks, et sa saad seda laiendada ja saad seda kuidagi teistmoodi teha. Võib-olla kui sa töötad kellegi teise all, siis saad seda iseenda heaks teha, iseendale olla tööandja. Või siis sa saad seal mingeid muudatusi sisse tuua, kuidas iganes see sinu olukorra suhtes kehtib, aga see võib olla ka see, et sa näiteks saad aidata teistel inimestel neid emotsionaalseid blokeeringuid kuidagi lahustada, et sul on mingid teadmised selle osas, et kuidas panna inimeste näiteks energia voolama, et saaksid need lahendused tulla ja et nad saaksid nagu selle mineviku siis lahti lasta või need rasked olukorrad, mis on olnud, et nad saaksid need lahti lasta ja edasi liikuda ja oma elu siis paremini ja õnnelikumalt elada. Ja viimane sulle kaart on, et sul on turvaline olla sihuke võimas ja tugev ja jõuline. Et sa tead olla, kuidas olla võimekas ja võimas armastaval moel, mis ka teistele kasu toob, nii sulle kui teistele kasu toob. Ehk siis see on natukene ikkagi see õpetaja, õpetaja on selline autoriteet ja see on võib-olla sul mingi omadus, mis sul juba olemas on ja seda on väga hea rakendada või siis seda rohkem kuidagi rakendada või kasutada. Et võtta siit sellest jutust täpselt enda jaoks see, mis sind kõnetab. Et kui sa tunned, et sul on midagi, ma ei tea, jagada või rääkida või rohkem oma suud avada mingi teema osas, et siis tee seda. Ja kui sa tunned, et sa tahad inimestele midagi pakkuda, siis uuri võimalusi näiteks, et kuidas sa seda saaksid teha. Ja see võib ka seda julgust nii-öelda vajada rohkem,
et siis võib-olla oleks vaja seda rolli kuidagi rohkem kasutada ja omaks võtta. Aga sulle siis seekord sai selline ladumine ja edu sellega ja tšau! Ja tere sina, kes sa valisid grupi number 4. Vaatame jälle tarokaarte ja siis vaatame oraklikaarte sulle ka. Nii, esimene sõnum sulle on sauade 7 ja sauade 7 võib olla selline justkui mingi võitlemine, et sulle saadetakse näiteks mingeid hästi ma ütlen mürginooli või selliseid nagu mingid võitlemised või keegi ütleb midagi ja sina pead justkui kaitsema ennast selle eest. See võib olla mingid inimesed, see võib olla mingid ütlemised, see võib olla ka lihtsalt elu, et võib-olla on rohkem katsumusi hetkel. Ja tunned, et sa pead ennast kuidagi kaitsma või enda eest seisma rohkem. Aga see on mündirüütel ja see on selline väga aeglane liikumine, väga rahulik. Võib-olla siis, ma ei tea, kas asjad ei liigu väga kiirelt hetkel, võib-olla sa tahaksid, et asjad liiguksid kiiremini. Aga veel sulle on täht ja tegelikult täht on selline unistuste täitumine ja tervenemine ja taastumine, et midagi ikkagi läheb sul justkui paremaks. Mingisugused lahendused on kuskil olukorras tulemas, aga ikkagi on ka sauade 5, mis tegelikult on jällegi selline võitlemine. Ja siin on terve punt inimesi, et kui siin on ainult need sauad näha, ehk siis need nii-öelda mõõgad, mis lendavad sinu juurde justkui sinu poole, siis siin on ka inimesed näha, et võib olla mingeid selliseid arutlusi rohkem, sellised ebameeldivad arutlusi, et erinevad arvamused ja et võib-olla ei ole sellist üksmeelsust või niimoodi. Ja siin on ka sauade 10, et on natukene sellised tegelikult justkui oleksid head kaardid, aga samas on nagu sellist kurbust, et need sauade 10, et hästi palju nagu raskust on peas, võib-olla on mingeid mõtteid ja samamoodi tegelikult võib-olla ongi need erinevad mõtted või erinevad arvamused, mis sinu nagu peas võivad olla. Et võib-olla sa kannad endaga hoopis kaasas mingid teiste inimeste arvamusi või et sa oled endale võib-olla mingid kihid omaks võtnud, millest sa teadlik ei olegi. Lõpuni ei ole teadlik, mida sa kannad oma peas ja endaga kaasas ja justkui võtad neid enda omana. Aga ma siin tegelikult tahan öelda, et see kõik on sulle kuidagi ikkagi kasuks. Et minu kirjutatud sõnum sulle on, et inimene muutub, kui teda pannakse proovile. Et elu siis kas praegu või võib-olla üldse elu on sind kuidagi proovile pannud ja see on sulle mingisuguseid omadusi andnud, mis ei ole võib-olla päris sinu omad või et see annab ühtemoodi sulle nagu tarkust ja teadmisi, aga teistmoodi ka need rasked olukorrad on andnud ka omadusi, mida sa võib-olla ei taha omada või tegelikult need olukorrad pigem on toonud välja sinus mingid omadused, millest sa võib-olla alati teadlik pole olnud ja igatahes elu on kuidagi toonud sulle, ütleme siis sügavust. Millegipärast seda gruppi on mul natukene keeruline seletada, et teisi oli mul väga lihtne seletada, jutt kohe jooksis kohe, aga siin on natukene, siin on nagu erinevad nüansid, mis kuidagi mõjutavad seda lõplikku kogu pilti täiesti erineva nurga alt ja see kogu pilt, ütleme nii, et sina inimesena oled alles nagu vormumas, sa oled alles ilmumas, et see, kes sa praegu oled, see ei ole, ütleme nii, et päris sina. Et sul on nagu mingid omadused, mis ei ole ka nii-öelda päris sina. Ja see on alles koorumas. Ja kõik, mis su ümber praegu on, see mingil moel siis nii-öelda on sulle nii, kuidas öeldakse, nii needus kui ka õnnistus. Et see nii-öelda öeldakse, et see teeb sind tugevamaks ja nii-öelda targemaks, annab kogemusi, aga see on selline pikk tee ja pikk protsess ja sa oled alles teel ja sa liigud sellel teel
ja kuhu sa välja jõuad, seda sa alles saad kunagi teada, et sa oled selline alles avanemas. Et sa ei ole veel liblikas, siis ütleme nii. Sa oled alles ennast avastamas. Jah. Et siin võivad olla inimesed, kes alles tegelevad nii-öelda väljapoole vaatamisega ja sellega, et mis teised inimesed teevad ja näiteks, et tema seljas näeb see riie hea välja, ma tahan endale ka, või et rohkem oleks võib-olla soovitus siin mõelda, et mis mulle päriselt meeldib. Et sellist iseseisvust on siin vaja ise oma peaga mõelda, mitte tahta teistelt mingit tagasisidet, mitte oodata teistelt mingeid häid sõnu või vähemalt see oleks nagu suund, kuhu poole liikuda, et siis see päris sina saaks sealt välja tulla. Et sinu ümbrus võtab nagu liiga palju su tähelepanu ära ja sa ei saa nagu endaga tegeleda, aga see on natukene ka sinu ego osa, mis paneb sind väljapoole vaatama. Et ei peaks siis endaga tegelema, sellepärast et kui inimene hakkab enda sisse päriselt ausalt vaatama, siis ta näeb, et ta tegelikult ei olegi nii täiuslik või et kui on kõrval inimesed, kellel on palju probleeme või ma ei tea, kes on jonnakamad või mis iganes, et siis on hästi lihtne mõelda, et mina olen palju parem või minul ei ole nii palju probleeme, et ma ei tea, kus inimesed sellised on. Aga tegelikult see endasse vaatamise aeg siin võib-olla alles tuleb kunagi. Aga vaatame oraakli-kaarte sulle. Ja siin on need sinu uskumused. Sinu uskumustest saavad sinu mõtted. Sinu mõtted saavad sinu sõnadeks. Sinu sõnad muutuvad sinu nagu tegevusteks. Ja sinu tegevused muutuvad sinu harjumusteks ja sinu harjumustest saavad sinu väärtused ja sinu väärtused muutuvad sinu saatuseks. Siin oli võib-olla natukene keeruline järge pidada, aga ma kohe seletan. Et see on see teema, et sa oled kuidagi väljastpoolt mingeid, nagu ma juba ütlesin, et väljastpoolt mingeid omadusi või mõtteid või uskumusi endale nagu võtnud ja need on muutunud sinu enda mõteteks, et välised installatsioonid on muutunud sinu omadeks, justkui sa oled mingid programmid võtnud endale ja sa arvad, et need on nüüd sinu omad, sinu mõtted, sinu käitumisviisid, mida sa tegelikult oled väljastpoolt saanud teistelt inimestelt, vanematelt, keskkonnast. Ja siis sa hakkad neid mõtteid nagu rääkima ja väljendama ja siis see, mida sa räägid, siis sa räägid selle rääkimise järgi, sa ka tegutsed, on ju. Ja siis sa hakkad, see, mis sa tegutsed, mis sa igapäevaselt teed, see muutub harjumuseks. Ja siis neid harjumusi me hakkame nagu õigustama ja mõtleme, et need olemegi mina, et need harjumused, ma ei tea, on mingid vajalikud või tähtsad või et mina olengi selline. Ja siis see muutubki nii-öelda sinu saatuseks. Ehk siis kõik see, mis sa oled nagu väljaspoolt saanud, endale omaks võtnud, või need uskumused, harjumused, mõtted, et sa oled need liiga nagu omaks võtnud. Need, ütleme, et negatiivsed just need. Ja nendel oleks vaja nüüd jälile saada, et mis on need välised installatsioonid, mida sa oled enda omaks võtnud ja need oleks vaja nüüd hakata kuidagi muutma. Aga siin on sulle, et paku endale midagi ilusat täna. Jah, näiteks kui on olnud mingeid keerulisi olukordi, need võitlemised siin ja need mõtted ja need raskused, mis sul võivad olla, ja et asjad liiguvad liiga aeglaselt, aga paku endale midagi head täna, osta lilli, osta, ma tahan öelda kommi, kui sa sööd maiust või mida iganes sa tahad, et paku endale midagi head, just sul on vaja midagi endale head teha. Ma ei tea, minna vanni või spaasse või kuhu iganes, et midagi on vaja enda heaks teha. Kuna iganes sa seda vaatad, võib-olla sul on vaja rohkem seda teha, et rohkem pakkuda endale häid asju, et sa saaksid ennast hästi tunda siis, et võib-olla saaks välja nendest mõtetest või rasketest olukordadest või vähemalt natukeseks ajaks saaks nagu eemale nendest. Jah.
ja sina on sulle, et mine välja, et sa oled liiga kaua olnud toas, mine hinga värsket õhku. See võibki olla see, et paku endale midagi head, mine õue, mine kuskile välja sööma näiteks, kus iganes sa elad muidugi. Et tee midagi enda jaoks. Aga veel sulle on kaart, et maahoidja, et sa ei ole üksi. Sinu esivanemad on sinu kõrval. Et võib-olla siis on näiteks, et ütleme, et ka esivanematel on olnud mingid sarnased teemad nagu sul, et võib-olla sa oled omandanud nendelt midagi. Aga võib-olla on ka näiteks sul, ma ei tea, saad vanematele toetuda või ma ei tea, sugulastele või lähedased lihtsalt. Et sul on tegelikult olemas ka mingid toetajad, kui sa seda vajad. Ja need on siin kõrgemal pool nagu, et ka kõrgemal poolt tegelikult sa saad, ma ütleks, et toetust, kui sa seda soovid ja palud ja seda nii-öelda usud. Ja viimane kaart sulle on, et sa väärid parimat, püüdle tähtede poole oma unistustega ja soovidega ja ära tee kompromisse. Ehk siis siin on kindlasti see, et uniste, siin oli ka see täht, mis ütles ka sulle, et tervenemine ja taastumine, et kõik hea on sinu jaoks tegelikult võimalik ja püüdle tähtede poole. Ja vaata sinna kõrgemale nii-öelda, et jah, ja palu abi, kui sa seda soovid nii-öelda kõrgemalt poolt ja unista, et mis iganes olukord sul praegu on tegelikult, sul on võimalik nii-öelda paremaks saada ja laieneda ja avarduda ja sa liigud selle suunas ja sinu jaoks on väga palju veel võimalik. Aga lihtsalt jah, see, mis ma juba enne rääkisin, et need kihid on vaja nagu eemale saada siis või nagu ära puhastada, kuidagi nendega tegeleda, et siis saaks siis sul nagu paremaks minna, et sa saaksid ennast paremini tunda. Ja kindlasti hoolitse enda eest, kui on nagu keerulised ajad ja ka siis, kui on head ajad muidugi. Aga sulle seekord sai selline sõnum ja tšau!